Armsad sõbrad, ma soovin teile rohket Jumala õnnistust selleks nüüd juba mõne päeva vanuseks saanud uueks aastaks. Selle aasta esimese pühapäeva pühakirja lugemiseks, mille põhjal meie kirikutes jutlustatakse, on antud aasta alguseks äärmiselt sobivad sõnad apostel Pauluse kirjast roomlastele. Me leiame need kirjasõnad Rooma kirja 12. peatüki algusest. Apostel kirjutab siin nõnda. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma igaühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks seda mööda, kuidas Jumal igaühele usumõõdu on jaganud. Sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. Nagu ma ütlesin, minu arvates sobivad need sõnad suurepäraselt uue aasta alguseks. Meelde tuletusena sellest imelisest kutsumusest, mis meil kristlastena, Jumala lastena, Kristuse vendade ja õdedena on. Anda oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. Katsuda läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Paneme tähele, apostel Paulus kasutab siin sõna ohver. Ma olen märganud, et seda sõna peljatakse vahetevahel, aga Paulus seda ei karda. Ja pealegi kasutab ta siin niisugust sõna, mille me võiksime tõlkida üsna karmilt või ebameeldivalt kõlava sõnaga tapaohver. Isegi sellist sõna ei karda apostel Paulus. Meil ei tule siin juttu tapmisest, ärge muretsege, ega ka kellegi ohvriks toomisest selle sõna vanatestamentlikus või ka paganlikes religioonides tarvitusel olevas tähenduses, aga ohvrist, ohverdamisest tahan ma täna siiski rääkida, sellest just alustada, aga kõigepealt paari pühakirja tsitaadiga, mis justkui kõnelevad täpselt vastupidist sellele, mida ütleb apostel Paulus, justkui näivad seda ohvri mõtet pigem eemale tõrjuvat. Nimelt ütleb Jeesus ise Matteuse evangeeliumi 9. peatükis, ma ei taha ohvrit, vaid halastust. Ja Vanas Testamendis õpetussõnade raamatus seisab, teha, mis on õige ja kohus, see on issandale olulisem kui ohver. Ning viimaks esimeses Samueli raamatus öeldakse, vaata, sõna kuulmine on parem kui tapaohver, tähelepanu parem kui jäärade rasv. Miks me siis räägime, miks apostel Paulus räägib ohvrist? Sellepärast, et tema mõistab ohvrist kõneldes või ohvri all just nimelt seda, mida nendes minu poolt tsiteeritud kirja kohtades ohvrile justkui vastandatakse. See ongi tõeline ohver. Halastus, sõna kuulmine, selle tegemine, mis on õige ja kohus.
just seda apostel Paulus ju ütlebki. Tooge oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks, mitte mugandudes praeguse ajaga, vaid muutudes meele uuendamise teel ja katsudes läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Niisiis, Paulus ei karda rääkida ohvrist, isegi sellist sõna kasutades, mida tuleks tõlkida kui tapa ohver, sest see tuleneb sõnast tapma. Mõtleme natukene selle peale, see on tegelikult justkui omalaadne paradoks, millest Paulus siin räägib. Ta ütleb, et me peame oma ihud, see tähendab kogu oma isiksuse, kogu oma olemuse tooma Jumalale elavaks ohvriks. Kuidas saab olla elav ohver? Jah, ohver on elav seni, kuni ta ohverdatakse. Aga nagu ma ütlesin, Paulus kasutab siin sõna tapa ohver. Aga selles ei ole tegelikult midagi võimatut, kuigi see väljend on paradoksaalne ja seda kahes mõttes. Esiteks, ja see on nüüd kõige tähtsam, kui me anname ennast Jumalale üle, see tähendab, toome ennast Jumalale nii-öelda ohvriks koos Kristusega, kes on meie eest surnud ja surnuist üles tõusnud, kes on saanud ise ohvriks meie eest ja kes pärast üles tõusmist enam ei sure, siis me olemegi Kristuses tõeliselt elavad ohvrid. Jah, me oleme surnud koos Kristusega, Kristuses, aga koos temaga oleme me juba üles tõusnud uueks ja igaveseks eluks. Kristus on meie elu, tema elab ja ka meie peame elama. See sõna, mida Paulus siin kasutab, tapa ohver, ei tähenda nagu tahaks Jumal meie surma, nagu tahaks Jumal meid tappa, hukata. Jumal ei taha, et keegi hukkuks. Jumal tahab, et kõik pääseksid ja päriksid igavese elu, igaüks meie hulgast. See on imeline rõõmusõnum. Mõelda selle peale, et iga ühte meie hulgast armastab Jumal nii väga, et ta tahab, et me elaksime igavesti, et me võiksime olla igavesti koos temaga. Jumal tahab olla igavesti koos sinuga ja meie kõigiga. Apostel Paulus ütleb ühes teises kirjas kolosslastele midagi, mis kannab just nimelt sedasama mõtet, mida ma teile just praegu seletasin, et kui me oleme koos Kristusega ennast Jumalale üle andnud, siis meil on osa tema surma ja ülestõusmise väest ja viljast, nii nagu tema on surnuist üles tõusnud, elab ja enam ei sure, nii elame ka meie koos temaga. Aga siin on ka see teine tähendus, mida ma nimetasin või millele ma viitasin, kui ma hakkasin seda mõistet elav ohver seletama. Paneme tähele. Apostel Paulus ütleb kirjas kolosslastele 3. peatüki alguses. Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Kui Kristus teie elu saab avalikuks, siis saate ka teie koos temaga avalikuks kirkuses. Ja nüüd, pange tähele, tuleb see teine väga oluline tähendus selle mõiste elav ohver juures. Ja ma rõhutan veel kord, et Paulus kasutab sõna tapa ohver. Ta kirjutab, surmake nüüd, ei mitte iseendid, ei mitte oma hinge. Surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal. Hoorus, rüvedus, kirg, kuri himu ja ahnus, mis on ebajumala teenistus. Nende pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale. Kui me
anname ennast üle Jumalale, siis see tähendab, et me elame koos Kristusega, aga me peame olema surnud sellele maailmale. Me peame olema surnud patule, ülekohtule ja kurjale. Me peame surmama, nagu apostel ütleb, need liikmed, mis on maa peal, mis on patused, mis meid hävitavad, hoorus, rüvedus, kirg, kuri, himu ja ahnus, kõik see, mis on halb, mis on vale. Sellest me peame vabaks saama. Miks? Sellepärast, et kui me neid ei surma, siis surmavad need meid. Siis hukutavad need meie hinge. Siis me oleme igaveseks kadunud. Aga kui me saame lahti oma elus sellest, mis on rikutud, ülekohtune ja kuri ja anname ennast täielikult üle Jumalale taolise tõeliselt elava ohvrina, siis me säästame ja päästame oma hinge. Siis me pärime igavese elu Kristuses Jeesuses. Seda tähendab enda toomine, enda üleandmine Jumalale elava ohvrina. Aga Paulus jätkab, ta ütleb, et see ohver peab olema püha. Mida tähendab püha? Püha tähendab eeskätt millegi või kellegi eraldamist Jumalale, üksnes Jumalale. See tähendab, et me peame ennast täielikult Jumalale üle andma. Nii nagu ütleb suurim käsk, me peame armastama Jumalat kogu oma südamega, kogu oma meele, hinge, mõistuse, jõuga, kõigega, täielikult. Mitte lihtsalt esimesena kõigi teiste või kõige muu hulgas, vaid täielikult. Jumalale peame me andma ennast üle täielikult. See võib tunduda kuidagi nagu isekas Jumala poolt nõutuna. Aga kui me peame meeles seda, et Jumal on täiuslik headus, siis mis on isekat selles, kui me ütleme, et me anname ennast üle täiuslikule headusele? Kui Jumal on armastus, nii nagu pühakiri ütleb, mis on isekat või halba või vastuvõetamatut selles, kui me ütleme, et me anname ennast täielikult üle armastusele. Seda nii selles mõttes, et me usaldame ennast täielikult armastuse ja headuse kätte, kui ka selles mõttes, et me anname ennast täielikult armastuse ja headuse teenistusse. Ja see ongi meie imeline kutsumus Jumala lastena, Kristuse vendadena ja õdedena, selle elava ja püha ohvrina, kellena Jumal tahab meid Kristuses vastu võtta. See ohver peab olema Jumalale meelepärane ja see saab olla meelepärane ainult siis, kui see on esiteks vabatahtlik, teiseks täielik ja kolmandaks kantud sellest samast armastusest ja headusest, armastuse ja headuse küllusest ja täiusest, milleks või kelleks on Jumal ise. Jumalale meelepärane ohver on elu, mis on kooskõlas mitte ainult Jumala tahtmisega, vaid Jumala olemusega. Muide, Jumala tahtmine ja Jumala olemus on ka üks. Jumal on üks täiuslik tervik. Niisiis, Jumalale meelepärane ohver on elu, mis on kooskõlas Jumala tahtega, see tähendab Jumala olemusega. Elu, mis on kooskõlas armastuse ja headuse täiusega. See on meie kutsumus. Ei midagi vähemat kui elu, mis on täiuslikus kooskõlas armastuse ja headusega, jumaliku armastuse ja headusega, tema olemusega. Muidugi me ei suuda seda oma jõust. Apostel Paulus ütleb selles samas kirjas roomlastele veidi varem, et head, mida ma tahan, ma ei tee, ma ei suuda teha, halba, mida ma ei taha, ma teen sellegi poolest. Oh mind õnnetut viletsat inimest.
See ei tähenda, et ükski inimene ei suudaks midagi head, aga see tähendab, et me ei suuda seda kunagi täiuslikult, kui me peaksime seda tegema ainult oma jõust, sest kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma, kõik on paraku jõuetud vähemalt selleks, et olla täiuslikult kooskõlas headuse ja armastusega. Aga Jumal ei jäta meid üksi. Jumal kutsub meid, Jumal hoolib meist, Jumal õpetab ja juhatab meid. Selleks on ta andnud ka oma seaduse, oma käsud, millest kõige tuntumad on need, mida me nimetame 10 käsuks. Aga ka seadusest, Jumala käskudest üksi ei piisa. Seaduse tundmine ei tee meist veel seaduse täitjaid. Aga samas ei tähenda see ka, et me ei peaks Jumala seadust tundma ja selle järgi elada püüdma. Muidugi me peame, sest Jumala seadus on hea ja täiuslik. See ei ole kasutu ega halb. Jeesus ise ütleb, et ta ei ole tulnud seadust tühistama, vaid täitma, ja ka apostel Paulus ütleb, et Jumala seadus on püha. Jumala käsud on pühad, õiged ja head. Loomulikult me peame püüdma elada nende järgi. Aga selleks, et me suudaksime seda teha, selleks me vajame Jumala enda abi. Tegelikult rohkemat kui seda, mida me tavaliselt peame silmas abi all. Me vajame Jumalat ennast. Me vajame Jumala püha vaimu. Me peame saama püha vaimu tõelisteks templiteks. Tema püha vaim on see, kes meie sees elades suudab meidki teha tõeliselt elavaks. Ma tsiteerin veel apostel Paulust. Minu tänases mõtiskluses on õige mitu pühakirja lõiku. Küllap siis see on nii hea aastat alustada rohkesti pühakirja tsiteerides ja sellesse süvenedes. Seekord siis sellest samast kirjast roomlastele, aga paar peatükki eespoolt kui tänane epistel, nimelt Rooma kirja 8. peatükist. Apostel Paulus ütleb siin nõnda. Kes elavad oma loomuse järgi, õigem oleks tõlkida liha järgi, need ei suuda meeldida Jumalale. Aga teie ei ela oma loomuses või lihas, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga vaim on õiguse tõttu elu. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Jumal on see, kes valab meie sisse oma vaimu ja selle vaimu läbi oma armastuse täiuse ja kes teeb meid tõeliselt elavaks, kes teeb meid ka võimeliseks käima tema seaduse järgi, tema käskude järgi, mis on pühad ja head ja õiged ja täiuslikud, nii nagu apostel Paulus ütleb. Me olime kord surnud, patus ja ülekohtus. Meie ihuliikmed olid, nii nagu apostel Paulus ütleb, sellesama Rooma kirja 6. peatükis ülekohtu relvadeks, aga nüüd on nad saanud Kristuses uueks, elavaks õiguse relvadeks, õiguse tööriistadeks. Jumal kutsub meid elama tões ja õiguses, headuses ja armastuses. Seda tähendab enda üleandmine Jumalale püha, elava ja täiusliku ohvrina. Aga siin on veel üks asi ja ka see tuleb välja meie tänasest epistlist, mida me ei tohi mingil juhul unustada. Nimelt, et me ei saa olla kristlased üksi. Me ei saa olla Jumala lapsed üksi, vaid ainult Jumala pere
liikmena me ei saa olla kristlased üksi, vaid ainult Kristuse ihu, see tähendab kiriku liikmetena, koos teiste kristlastega. Kui teisi kristlasi kui kirikut ei oleks, siis ei oleks ka mina kristlane, sest siis ei oleks keegi mulle evangeeliumi kuulutanud, siis ei oleks olnud kedagi, kelle käest ma olen saanud Jumala sõna, siis ei oleks keegi mind ristinud, ma ei oleks kristlane. Aga ma olen seda tänu sellele, et on olemas Kristuse ihu siin maa peal, kirik, kristlaskond. Ja kui ma hakkan arvama, et ma saan üksinda hakkama, nii nagu vahel mõned inimesed ütlevad, mina, minu Jumal, minu piibel, siis see ei ole õige, sest et sa ei saa olla kristlane üksinda. Ja kui sa arvad, et sa saad, siis sa teed seda, mille kohta apostel Paulus ütleb siin, et ärge mõtelge üleolevalt, ärge mõelge endast rohkem, kui te tegelikult olete, vaid mõelge endast nii nagu peab, nii nagu te olete, vastavalt sellele usule, mida Jumal on teile jaganud, mida Jumal on meile kinkinud, mille Jumal on meile andnud oma armu ja halastuse pärast. Me ei tohi hakata endast liiga palju arvama. Me ei tohi hakata ennast vastandama teistele või teistest kõrgemaks tõstma. Vastupidi, me oleme ühe ihu liikmed. Ja meie õigeks saamine, meie pühitsus, meie igavene hingeõndsus, see ei ole meie enda teha. See on Jumala arm, mille tema on meile kinkinud. See on rajatud tema imelisele halastusele. Ja tema tahtmine on, et me oleme selle saanud vastu võtnud teiste kristlaste kaudu. Nii nagu apostel Paulus ütleb meie tänast epistlit alustades. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast, õigem oleks tõlkida Jumala suure halastuse läbi. Jumala halastus töötab siin selle kaudu, et apostel Paulus meile evangeeliumi kuulutab, meid julgustab, meid manitseb, ka meid hoiatab endast liiga palju arvamast. See on Jumala arm, see on Jumala halastus, millest me elame, mille kaudu me oleme saanud usu, teadmise Kristusest ja sellest, mida tähendab temasse uskuda. See ei ole meist endist, see on Jumala armu kingitus, aga mitte meile igaühele otse, vahetult, vaid kiriku teiste kristlaste ja pühakirja kaudu, mille me ju samuti oleme kellegi käest saanud, mitte ise välja mõelnud. See on väga oluline manitsus ja apostel Paulus tegelikult jätkab siin Rooma kirja 12. peatükis selle selgitamist. Täna ma selle juurde ei lähe. Jumal on andnud kõik meie heaks, ta on teinud kõik meie heaks. Ja see tähendab, et Jumala lastena oleme ka meie kutsutud ennast Jumalale üle andes tegema seda sama. Elama headuses ja armastuses, teenima oma kaasinimesi, eeskätt oma kaaskristlasi, ühe ihu liikmetena, nii nagu apostel meile siin ütleb. Me paljud oleme üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed ning üksteist teenides, üksteist armastades, üksteisest hoolides ja üksteise eest hoolitsedes me saame tõeliselt järgida Kristust. Jumal tahab, et me annaksime ennast temale täielikult üle. Annaksime ennast üle tema headusele ja armastusele, headuses ja armastuses. Aga selle juurde kuulub lahutamatult ka oma ligimeste armastamine ning neile kõige hea tegemine, mis on meie võimuses. Kui me nüüd soovime üksteisele head uut aastat, siis mõelgem selle peale. Hea uus aasta on kahtlemata eeskätt selline aasta, mille me võtame vastu tänuliku meelega Jumala käest, tema armu ja halastuse annina. Aga hea aasta on ka see,
mille jooksul meie püüame ennast üha enam ja enam Jumalale üle anda ning seda armastuses ja headuses. Niisiis, head uut aastat teile kõigile!